Mul on kuidagi niimoodi läinud, et kui keegi helistab, et kuule, kas sa millegiga sõita ei taha, kui mootor muidugi peab peal olema sellel aparaadil, siis ma ikka, ja muidugi. Siis seekord ma andsin taaskord oma jah-sõna sellisele asjal nagu off-road, millest ma ei tea mitte midagi. Idee tekkis, et tore oleks, kui off-roadi sõidaksid uued inimesed ja kuna see nii-öelda pealtnäha sisenemisbarjäär tundub mõne jaoks liiga suur ja keeruline, siis tuli mõte, et teeks ühe sellise auto neile, millega nad saakski uusi inimesi tuua ja lasta neile tutvuda selle alaga. Ja siis sul on nüüd olla au esimene. Printsiibis on meil nagu 2 formaati, et nii-öelda see orienteerumine, kus kaovadki metsa ära päevaks ja tulevad tagasi mudasena autod. Ja siis teine formaat on see ringraja formaat, mida meie siis lähme katsetama, et ringraja formaat on nagu kestvussõidu vorm, et reeglina 3-5 kilomeetrit ring. Tuleb sõita 2 tunni jooksul või 3 tunni jooksul võimalikult palju ringe. Ühistart, ehk siis nagu veits nagu rallikross ka juba, et rada tuleb pigem selline tehniline ja aeglane reeglina, et ta on küll nii-öelda off-roadi rada ikkagi, et ei ole selline nagu krossi rada, et pigem ikkagi tuleb kasutada vahepeal vintsi ja mõistust. Seal on erinevad võistlusklassid, et meie võtame seekord DR1 klassi ette, mis on justkui siis nii-öelda kõige vähem ümber ehitatud autod. Seal on veel lisaks DR2 ja DR3, et DR2 on selline väga ümber ehitatud maastikauto, aga nii-öelda väiksema rattaga ja siis DR3 on juba selline eriti suure rattaga ja eriti ümber ehitatud auto. Meie läheme DR1 sõitma Jeep Wrangleriga, et mina arvan, et üks hea baas, mille pealt nagu edasi minna, et meil on olemas kõik vajalikud töövahendid, et edukad olla, et alates difrilukkudest ja võimsast mootorist ja kergest kaalust, aga neid autosid ei ole väga palju kasutusel viimasel ajal, et see oli ka mu teine mõte, et tuua mõni selline legendaarne masin jälle rajale, et kõik on neid Suzuki Jimnysid näinud küll juba, et on aeg natukene värskendada mälu, et on ka teisi autosid olemas. Pealtvaatajatele lihtsalt nii palju, et tuleks tulla kohale sellises meeldivas riietuses, mis eeldab, et võib pritsida pori ja vett ja liiva, kui sa seal rajale liiga lähedale nina pistad ja oluline on, et lapsed siis hoiaksid nii-öelda piisavat distantsi nendest autodest ja võib-olla kõige olulisem nüanss on see, et kui off-roadi autod vintsivad, et siis sellest vintsi nagu nii-öelda liinist tuleks hoida oma nina nagu eemal, et kui mõni nöör või tross katkeb, et siis ei satu kellegile külge, aga muus osas ma arvan, et tuleb selline tore päev looduses, et seal on Palivere karjäär on suur ja kena koht, et seal on korraldajate poolt ka võimalik süüa, juua ja aega veeta. No arvestades, kui kergesti ma nende erinevate motopisikutega nakatun, siis mul on tõesti natukene hirm juba, et ma tean juba, kus kohta hakkab raha kuluma jälle. Aga mis seal ikka, järgmisel korral juba vaatame, kuidas meil võistlustel läks, nii et ma saan aru, et ega mingi erilist ettevalmistust teha ma ei saa ja ega seda kuskil harjutada ka võimalik ei ole ennem. Ja, põhimõtteliselt me ikka saaksime, kui me tahaksime, aga ma arvan, me ei taha seda, et ma arvan, et seda magusam on pärast see võit ju. Julged sõnad, aga seda vaatame juba järgmisel laupäeval, kuidas meil läheb.